Come una fontana di montagna che sgorga l'acqua fresca e cristallina, ti so assetato e ho la febbre in cuore, questa è la malattia dell'amore. Autol vahepeal nii mustaks läinud, mõtlesin, et teeme veits paremaks ja siis öeldi, et siin on üks selline asi, kuhu paned raha sisse ja kohe hakkab pesu pihta. Nii raha läks, aga siin on hunnik nuppe, ei sobi. Sisestab denaari. Nii, denaar läks. Mis ma nüüd pean tegemas? Ühesõnaga selline lahendus, viid auto sinna ära ja siis kui tuli põlema hakkab, punaseks läheb, siis tuled vajutad nuppu. See tähendab seda, et masin hakkab siis mehitamata autot pesema. Ja võib-olla kui läbi saab, tuleb järgmist nuppu vajutada, ühesõnaga väga keeruline. Ja alguses toppisin sedeli sisse, vajutasin mingid nuppu tulid mündi tasemele, täpselt tekkis siuke tunne nagu Mr. Beanil oli seal kasiinos, kus kui raha sisse ja siis tulid mündid vastu ja võtsid võitis. Narr lugu, kui keelest aru ei saa. Aga no vähemalt see auto puhtaks. Loodetavasti. Perfecto, nagu nad ütlevad. Siia vahele väike tarbijanipp, kui Itaaliast tahad sellist odavat asja osta, odavat veini, osavaid kõiki muid asju, siis on selline hurraa nimeline poodide kett. Sealt saab igavese kerede ja odavaid veine. Kas nad ka head on? No seda selgub siis, kui testimiseks läheb. Jõudnud Montepulciano nimelisse järjekordsesse linna ja see on seda sorti põnev koht, et rahvatarkus räägib, et see olla Toskaana kadunud pärl. Nii et teeme tiiru peale ja vaatame, mida põnevat siin on, aga algus on juba palju lubav. Ühest küljest võib ju mõelda, et mis see siis ikka nii väga ära ei ole, üks kivilind teise järele, aga mingil põhjusel on nad kõik sellised, kuhu tasub tulla ja ringi vaadata, igavesti põnevaid asju leiab siit. Ja selles kohas on nüüd ka pakkumises mingi salapärane maa-aluse linna tiir koos kohalike veinide testimisega. Need suured tünnid on veini täis ja käid siin nagu kaval rebane limpsab keelt kogu aeg. Maal on käinud küll täisääreni erinevaid veinivaateid, kus vein sees mursub, aga siin ühes toas on välja pandud ka siis oliivi õli pressimise lihtne mehhanism ja ega siin muud ei olegi, paned oma oliivid siia ja siis annad selle suure kivivändaga siit minna. Nii et kõik väärt nektar siit väikest tilapidi kuhugi siis pange jookseb. Ja suure tõenäosusega aetakse sealt saadud ködi siis veel mingisugusest pressmasinast läbi ja ongi imetabane oliiviõli olemas. Erikuradi ägedad käigud lähevad igale poole. Muusikaakadeemia ei saa ka vaate puudumise üle väga kurta. Helen tegi üks huvitava tähelepaneku. Kõik majad on kivist. Ühtegi puumaja.
ei teagi nüüd, kas see on sellepärast, et see maapõu on kõik ääreni kive täis, kaevavaid välja ja tõsta üksteise otsa või on sellel ka mingisugune muu tähtis põhjus. Jälle tasus tulla ja kui siia satute, siis käige kindlasti seal maa all ka ära. Kui te tuuriga koos ei taha minna, siis tegelikult saab sinna täitsa vabalt ka ise konda minna ja loete sealt silte ja keerate õigest kohast ära ja mingil hetkel olete sipsti maa peal tagasi. Ja see kord juhtus ka niimoodi, et eksisime sinna vanalinna natukene ära, keerutasime siit käigust ja sealt käigust ja enam kuskilt välja ei saanudki. Aga tänapäeval ei ole vaja karta seda ära eksimist, sest tegelikult onu internet ja onu Google on igal pool olemas ja teed kaardi lahti ja tead täpselt kuhu poole nüüd minema peaks hakkama. Abbiamo anche un altro menù, pizza speciale. Paarist asjast ei saa siin Itaalias kuidagi mööda, üks on vein ja teine on pizza ja selle linna lõpetuseks mõtlesime, et teeme ka teie ääres pizza ja siis tuli tädi tõi hinnakirjad ja ka maailma kõige ägedama spetsiaalpizza hinnakirja. No need pitsasid on olemas ja mustmelil on eri sorti, aga minu meelest kõige ehedam itaaliakas on ikkagi see üliõhukese põhjaga. Ja võid ju mõelda, et istud siin ja sööd endale saia sisse. Aga samas, kui niimoodi vaatama hakata, siis võib-olla selles tankla kolmnurk või leivas on veel rohkem saia. Noh, juust muidugi juustuks, aga praegu oled ju reisil ja küll on kodus aega kõike teha küll. Olulist ostmise alast informatsiooni nii palju, et siin on olemas selline Valdiciana Outlet Village ehk siis outleti küla, hiigel suur territoorium, kus on müügil mustmiljoon sükest brändi ja trendikaupa natukene paremate hindadega, nii et kui kellelgi on selle vastu huvi, siis video alla paneme lingi sellele kohale ja Google'ist guugeldad, leiad ka ülesse. Käimis jälle tundideks. Ühte asja ma pean selle Itaalia kasuks veel ütlema, see on parkimine. Kõikide nende uhkete linnakeste juures, kus on need vägevad lossid ja vaatamisväärsused, on enamasti olemas tasuta parklad. Ja kui sinna ei mahu, siis tasulised parklad on üllatavalt soodsad, see on selline euro 50 tund. Hommikust valisime endale Toskaana ja tegelikult ka Itaalia viimaseks ööbimiseks. Sellise tavalise linna hotelli asemel järjekordse toreda kodumajutuse. Selleks, et Toskaana kogemus ikka selline õige ja ehe oleks, tasub ikka ööbida sellistes väikestes külades, kus on sellised armsad villad ja täiesti mõistliku hinna eest saab. Et tasub vaid suurelt teelt maha keerata ja vaadata. Ja tuleb tunnistada, et taaskord ei ole pidanud absoluutselt pettuma. See, mis me selle 50 eurise ööhinna eest saime, on selline mõisa moodi uhke mägivilla ja kõrged laed, uhkelt palju tube on siin igal pool. Ühte asja tasub siin Toskaana piirkonnas küll tähele panna. Ei mäleta, et seal Kardajärve ääres oleks olnud samasugust probleemi, aga siin keskmaal on selline lugu, et kõik seinad on stepsed täis, aga nad on mõeldud kõik nende pisikeste, peenikeste pulkade jaoks. Et kui teil on vaja läpaka või fööni või mingi muu asi see stepsel seina ajada, siis need sinna sellesse pisikesse ei lähe. Ainuke koht, kus selle jämeda leiab, on enamasti WC, mis on tõenäoliselt mõeldud siis kirjutamist nagu fööni jaoks, aga läpakaga seal tööd teha ei ole võib-olla nagu selle trooni peal kõige mõistlikum koht, aga õnneks on igal pool poodides olemas sellised adapterid, mis siis teevad selle peenikese otsastiku selliseks jämedamaks. Ja siis peaks arvestama veel sellise asjaoluga, et mingil põhjusel on kõikidest Itaalia hotellidest check-out kole vara. Mingisugune kella 10 poole 11 peab ära minema. Tassa di soggiorno.
Ahah. No, on sulle õudu. Ciao! Ciao! Nonii, lähme käime Firenzest läbi, teeme paar ostmispeatust ja siis hakkab transiit kodu poole. Nõnna. No nii, pamparapaa, nagu iga hea asi saab ka see reis ükskord otsa ja olemegi ilusasti pääsenud tagasi Eesti Vabariiki. Piiri peal oli uhke vastuvõtt, kontrolliti igasuguseid dokumente, vaadati pagasnikusse, et kedagi kaasas pole. Väga mõistlik minu meelest, selles mõttes aeg-ajalt tasub ikkagi natukene raputada, sest muidu hakatakse väga peenega laskma. Aga nüüd on siuke lugu, et Eesti piir on ületatud ja mida näitab meie masin, meie Peugeot näitab niimoodi, et me oleme praegus hetkeks sõitnud 5750 kilomeetrit ja selle kilometraaži keskmine kulu koos kõikide nende mägede ja möllude ja asjadega on 5,2 liitrit 100-le. Nii et kui ma alguses arvasin, et kui alla 6 tuleks, siis on kõik suurepärane, siis tegelikult 5,2 on veel rohkem kui suurepärane. See on täiesti, ma isegi ütleks, et uskumatu tulemus sellise toreda sõiduga ja kuskilt kokku ei hoidnud selles mõttes. Kiirteedel nii nagu märk oli ja mägiteedel nii nagu julgesin. Hea lihtne. Ja nüüd on siis põhimõtteliselt siuke lugu, et siit on vaja veel sõita ära koju. Ja ees on muidugi 2 hiigelsuurt obstaaklit. Üks on see, et Äädemeeste Statoilis tuleb minna ja proovida rääkida eesti keeles. Mida pole pikka aega kuskil tanklates ja teenindusasutustes rääkinud. Ja teine suur asi on see, mida kõik need teavad, kes Euroopast aeg-ajalt ikka autoga kipuvad koju tulema. Et kui Poolasse jõuad või Varssavisse jõuad, siis oled peaaegu kodus. Läti, Leedu veel lähevad kuidagi sipsti. Ja siis jõuad omadega Pärnusse ja vaata siis jääd seda kuradi märjamaad ootama ja seda enam ei tule ja ei tule. Nüüd pole midagi, viimased sipsti kilomeetrid ära sõita ja ongi kodu, et siis panna masin seisma ja mingi aja pärast minna taas.